Tere päevast, head kuulajad! Eetrisse läheb Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi podcasti esimene saade. Meil podcastil on originaalne nimi Rüütli 15, nii et selle nime alt edaspidi otsige meie saateid. Minu nimi on Kalle Voolaid, mina olen selle esimese saate juht ja minuga koos on stuudios 2 külalist. Mikrofonide ette on istunud minu 2 head kolleegi, muuseumi peavaruhoidja Kaarel Antons. Tere päevast minu diivanilt. Ja muuseumi kuraator Rait Männik. Tere ka minu poolt Kaarli diivanilt. Ja nagu te aru saate, siis praeguste ärevate aegade tõttu me ei istu mitte meie spordimuuseumi ultramoodsas stuudios ühest toast koos, vaid iga mees on oma kodus ja oleme arvutite taga ja üritame moodsate sidevahendite ja ühenduste teel seda podcasti siis kokku panna 3 kodust korraga. Podcastid hakkavad olema meil eri teemadel, põnevatel ja veelgi põnevamatel, aktuaalsematel ja veelgi aktuaalsematel spordiga seotud teemadel, mis meil just siin Rüütli 15 asuvas spordimuuseumis hetkel aktuaalsed ja põnevad ja huvitavad tunduvad. Ja esimese saate teemaks on katkestused spordis, sest nagu viimaste päevad uudised meile on suuna kätte andnud. Neid katkestusi tuleb järjest juurde ja viimaste aegade suurim uudis on muidugi see, et ära jäävad ka tänavused Tokyo olümpiamängud, õigemini need ei ära, vaid on lükatud edasi esialgu järgmise aastasse, aga mine tea. Ja need katkestused spordis siis ongi siis Kaarel ja Rait mul abiks nende lahkamisel. Viirus on see, sportliku nimega koroonaviirus on see, mis on siis sel aastal, sel kevadel tulnud meie spordimaailma seda katkestust tooma. Aga kas selliseid katkestusi on ka enne olnud? Ja kui on olnud, siis mis põhjustel? Sellest siis Kaarel Antons ja Rait Männik täna mul rääkida aitavadki. Nii et head vestluskaaslased, ots on lahti tehtud. Oskate te ehk valgustada, kuidas nende katkestustega spordis varem on olnud? No kui aega tämarusse vaadata, võib-olla antiigi poole, siis ega sealt väga häid näiteid massiliste spordivõistluste ärajätmise kohta ei leia, pigem vastupidi, et see legend sellest, kuidas olümpiamängud peatasid sõjad. Tegelikult oli see natukene vähemal määral, et sõdivad riigid pidid lubama olümpiamängudele minevate sportlaste läbipääsu sõdivat alalt. Et on leida küll üksikuid lünki olümpiate toimumises, aga need on sinna tekitatud pigem tagantjärgi. Kas või, toome selle kuulsa keiser Nero, kes 70. meie järgi olümpia võitjaks tuli kaarikusõidus, tõsi küll kaarikult maha kukkudes ja võitlus katkestades, aga teades, et ta oleks selle mängud võitnud niikuinii juhul, kui ta oleks lõpetanud, siis olümpia võitjaks krooniti. Et sellised mängud on tagantjärgi leidnud nagu vastumängude nimetuse või neid ei ole arvestatud päris mängudena. Aga just see on siis nagu tagantjärgi katkestusi või lünki on tehtud. Nii et mõnes mõttes võib seda ju ka pidada viiruse poolt tekitatud katkestuseks, ehk siis nagu me teame, see keiser Nero oli ju üsnagi hullu meil see keisrina. Just nimelt, et see meditsiinilised põhjused. Väga hea tähelepanek. Mis viirus see võis olla ja see katkestus tegelikult ju siis selles mõttes ikkagi oli, et Nero rikkus ära paljude sportlaste pingutuse ja nii-öelda valmistumise olümpiamängudeks, saan ma õigesti aru? Kas ta just pingutust ja valmistumist ära rikkus, aga võidu au ja võistlemise rõõmu, selle ta võitis küll. Aga tegelikult siis jah, see oli ka sul päris huvitav näide või et antiikajal siis pigem oli sport see, mis katkestas sõdu, mitte mingisugused sõjad või muud põhjused ei katkestanud sporti. No elu oli ilus. Siin natukene tahaks nüüd vaielda ka
oma vanema kolleegi Raidiga, kuna antiikaja puhul me ikkagi ei räägi kogu sellest maakerast, me räägime ikkagi ainult teatud regioonist, et antiiksed olümpiamängud olid ikkagi regionaalsed mängud sisuliselt. Ikkagi põlisrahvad Ameerikast või kaugelt Aasiat kohale ei sibilinud siia, et siia mitte, eks nemad võistlesid seal kohalikel pidustustel Kesk-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, nii nagu kultuurtundidest noorem kolleeg, nagu sa oled kindlasti tähele pannud ja fikseerinud. No siis me peamegi tegema väikse vahe sisse, et kas me vaatame kogu seda natuke lapergust maakera või me vaatame regionaalseid piirkondi. Tuleb teil muidu neid näiteid sealt kuskilt Lõuna-Ameerika või Indiaani või Aasia poolelt? Teate te, milliseid suuri spordimänge või asju seal võis üldse toimuda? Võib-olla me liigselt siia kaugetesse aegadesse jäänud toppama. Võib-olla ka see on õige. Nii et jätame selle antiikaja ehk siis rahule ja vaatame võib-olla seda rohkem tänapäevast sporti. Et praegune see viirus on ikkagi globaalne häda, mis meid kimbutab. Ja kui nüüd küsidagi nii, et kas see on unikaalne olukord? On selliseid asju enne olnud ka? No tegelikult me peaks vist võtma ja vaatama, viimasel ajal on meile meditsiini ajalugu ette toodud erinevaid pandeemiaid, et esimesena meile meenub Hispaania gripp esimese maailmasõja lõpuperioodist, kui vaprad sõdurid hakkasid kodudesse minema ja tohutu hulk inimkonnast hukkus. Aga seal nüüd, kui me vaatame spordi poolt, siis võib-olla ei olnud see spordisüsteem kogu maailmas, kõik need võistlussüsteemid ei olnud nii laialt arenenud veel sel hetkel, et saaks sellist katkestust näha nagu tänapäev. Või mida sina, Rait, arvad? Ja olen nõus, aga kui tood mõned näited juurde siia, siis... Hispaania gripp, saan ma õigesti aru, et see oli ju midagi sellist, mis tuli tõesti umbes täpselt, kas nüüd mälu veab alt või vea, võis olla ju täpselt samal ajal, kui esimene maailmasõda oli lõppemas ehk 1918. Kas see sai üldse mingit sporti kuidagi segada, kas tollal üldse sporti tehti? No, me saame rääkida katkestust jätkumisest, oli küll natuke teisel põhjusel, et terve see esimene maailmasõda ja see kataklüsm oli ju rikkunud tavaelu, sealhulgas spordielu väga suurel määral, et spordi kasv areng oli tollal ju lapsekingades, oleks arenenud ilmselt palju kiiremini, kui see tegelikkuses juhtus ja see, et noored tugevad spordimehed olid rindel või kaasatud muudesse olulisematesse tegevustesse ju pärssis märgatavalt spordi elu. Et kui tollastest Euroopa suurematest võistlustest rääkida, Tour de France, Giro Italia, need jäid ju sõja tõttu toimumata. Isegi üks konkreetne näide olümpiamängudelt tuleb. Ja 1916. aasta oleks pidanud olema siis olümpiaasta või ajalooliselt protokolliraamatutest ongi olümpiaasta, aga olümpiamänge ju siis ei toimunud. Oleksid need pidanud toimuma Berliinis, aga ei toimunud esimese maailmasõja tõttu ja küllap ei toimunud terve rida muidki võistlusi tõepoolest kuni Venemaa olümpiamängudeni välja, mis vist samuti oleksid ilusasti jätkunud. 1913 esimesed toimusid, 1914 teised toimusid, aga kolmandaid enam selle sama maailmasõja tõttu ei toimunud. Ja see siis muidugi sai juba takistuseks ka paljudele Eesti sportlastele. Aga kui nüüd üldse rääkida siinsest kodusest Eesti spordielust, kas esimene maailmasõda või mine tea, kuni Hispaania gripp ka seda sporditegevust siin meil Eestimaal kuidagi mõjutasid? Jaa, kindlasti. Noorem kolleeg Kaarel võib-olla ei pane pahaks, kui ma tõesti lokaalsetele teemadele hetkes keskendun siin, aga spordielu Eestis tõesti oli pead tõstmas, laienemas, aga esimese maailma sündmused tõmbasid sellele kriipsu noore Eesti riigi sünd, vabadussõda, et nende heitlikes olude kiuste võib-olla
tuleb öelda, et see spordielu siiski ei lakanud. Seda niisugust igapäevarütmi püüti võimalust mööda hoida nii palju kui võimalik ja esimese maailmasõja aastal 1914–18 Eesti meistrivõistlusi alustati, õigemisi jätkati, alguses 1910, aga sõja ajal selgitati Eesti parimaid siis see oli 4 alal ja kokku siis 16 korral. Alad olid kiirusutamine, ilusutamine, jääpall, suvealades kergejõustik. Ja siis, kui vabariik loodud, läks arengurida muidugi kiiresti tõusutendentsi, nii nagu mujalgi maailmas. No, jääpall on, vabandust, Kaarel, muidugi sa võid. Et ma lihtsalt torkaks Raidile vahel, et panema kolleegi, ma rõhutaks tõesti, et siis Eesti sport arenes ja need meistrivõistlused tihti võisidki olla seal 1-2 või vaid väga väheste spordiseltside, mis asusid Tallinnas korraldatud võistlused, et ärme võta neid kui sama suurte ja võimsate, nagu võib-olla kui tänapäeval Eesti meistrivõistlused oleks. Ei, kindlasti mitte, aga me saame rääkida arenguloost võrreldes sellega, aga kui neid võistlusi ei toimunud. Aga läheme edasi sealt esimese maailmasõja järgsest Eestist või aegsest Eestist. Kas need viirused või need teemad vist ei olnud siin Eestis ikkagi nii aktuaalsed kui mujal maailmas? Et seda vist ei ole teada, et see Hispaania gripp oleks näiteks siin kuidagi midagi katkestanud siin Eestis toimuvat. On mul õigus? No spordi mõistes ta väga ei olekski saanud katkestada, sest 18. aasta lõpust algas ju Eestis vabadussõda ja siis see omakorda sisesed spordivõistlused katkestas, kuigi vabadussõja lõpus juba valmistusime olümpiale minekuks. Aga võib-olla me, et mitte väga pikale minna, äkki hüppame esimesest maailmasõjast üle juba teise maailmasõtta, sellepärast nagu poliitilises ajaloos on paljud öelnud, et esimene maailmasõda oli ka teise maailmasõja põhjus, siis sama asi olümpiamängude ja suurte spordivõistlustega kordus ju teisel maailmasõja eel juba, kui väga palju asju hakkas muutuma, et 20 aastat töötati välja nii-öelda juba päris korralik, arenenud spordisüsteem, millest Rait kindlasti tahaks pikalt rääkida, aga hetkel ei saa. Siis 40. aastal ja 44 uuesti olümpiamängud jäävad ära ja nüüd jäävad topelt olümpiamängud ära, nii tali- kui suvemängud ja siin saaks võib-olla paralleeli natuke rohkem tänapäevaga tõmmata, et 40. aastaks olid ju tali- ja suvemängud mõeldud Jaapanisse ja suvemängud siis tõesti Tokyosse, kes oleks pidanud oma 2600. sünnipäeva koos nende mängudega pidama, aga kuna juba 37 neil toimusid seal piirkonnas aktiivne sõjaline tegevus, kui nii võib öelda, siis need mängud võeti ära ja anti edasi Eesti jaoks nii-öelda jackpot korraldaja linnale, et Eesti, mis oli 40. aastaks väga tugevaks spordimaaks tõusnud, oleks saanud minna suveolümpiamängudel Helsingisse. Helsingi meie põhjanaabrid, eks ole. Ja see vaimustus võis olla Eestis ikkagi päris suur, et siin kohe huvitav küsimus. Palju meil kuldmedalid saamata jäi? No, ma arvan, et siin võiks spordistatistik Rait puusa pealt tulistada. Mis meil olümpiamängude rekord enne seda oli? Ühtedet mängudelt 2, ega vist rohkemat polnudki. Alusel kuld Berliinist. See oleks üle löödud siis ilmselt, jah? No, mis me siin pikemalt peatudagi. No, kas või see, et tegelikult räägiti ju isegi lausa minu arust jalgpallivõistkonna võimalustest minna Helsingisse jälle, aga nagu te teate, siis seda küll, jah, head sa täpsustasid. Aga nagu me teame, siis 39. aasta sügisel olukord Euroopas ja hiljem ka kogu maailmas, siis veel laienes, läks keerulisemaks ja Helsingi, Soome siis tõmmati Nõukogude Liiduga talvesõtta ja ka Euroopas juba lahingud käisid, nii et olümpiamängud jäid ka Helsingis ära, kahjuks. Ja 44 ei toimunud ka olümpiamänge, siis loomulikult
ei toimunud siis Londonis ega ka Itaalias talimänge Cortina d'Ampezzos, sest kuidas sa pead olümpiamänge mandril, mis on täis vangilaagreid ja lahingutandreid? Ja lisaks olümpiamängudele jäi ju ära siis terve suur hulk kõiki muid võistlusi eesotsas siin jalgpalli MM-võistlustega ja kõigi muude rahvusvaheliste suurvõistlustega. Aga kas midagi ka ikkagi toimus? Või oli see absoluutne nii-öelda katkestus? No kui taas Eesti tandrile tulla, siis kohalikke võistlusi juba suuremas mastaabis kui mõne Tallinna klubi omavaheline mõõduvõtt toimus ja neid ikka võib juba täie kindlust tunda ka Eesti meistrivõistlusteks nimetada. Neid sai igal aastal aset leidis, alade spekter oli lai, nii suve kui taljalad olid pallimängud, kergejõustik, uigumine, lauatennis ja isegi võib-olla see kõverpeegli näitena, et oli ka üks ala, mille võistlusi Eestis peeti esmakordselt ja see oli siis sisse toodud käsipall 43. aastal. Sissetoojad olid siis sakslased, ma saan õigesti aru, kes sai muu olla, kes selle siia sisse tõi sõja ajal selle mängu. Jah, just nii. Nemad seda mängu Eesti spordihuvilistele tutvustasid ja sealt võis olla ka põhjus, miks varasemad võrkpall, korvpall, mida üheskoos käsipalliks nimetati, et sealt see alanimetus võib-olla jäi nagu kestma ja otsiti väljundit selle õigeks kasutamiseks ja siis see sakslaste tutvustatud uus pallimängusport saigi selle nimetuse endale. Aga sporditegevus kindlasti jätkus ka mujal maailmas. Ma usun, et Põhja-Ameerikast võiks leida häid näiteid. Oskate kinnitada? Sa mõtled nüüd seda, et Põhja-Ameerika profiliigad ei katkestanud oma võistlussarju teise maailmasõja päevil. Sain ma nüüd sellest... Jah, see võiks ju niimoodi olla küll. Jah, see vist oli tõesti nii, et need sarjad, mis tollal juba olemas olid, et NBA nimelist võistlussarja veel ei olnud, aga pesapall ja jalgpall vist olid need kaks, mis juba, või jäähoki ka vist olid need, mis tollal juba olemas olid ja need vist tõesti katkestanud sõja tõttu pakkusid meelelahutust edasi Ameerika publikule. Ja saan ma siis nüüd õigesti aru, et just poliitika ongi olnud see, mis on neid katkestusi eeskätt põhjustanud ja selline suurim häda maailmale just ongi igasugused poliitilised mängud. Ja paraku ei ole need ka mööda läinud sugugi Eesti sportlastest, kui me ajalukku natukene nüüd veel tagasi vaatame. Jah, loomulikult. Esimene suurim näide kas või see, et oma lipu all Eesti ju spordimaailmas enam võistelda ei saanud, aga ka see lipp, mis meile peale suruti ja Moskva direktiivid, punalipp, et seal olid omad nõudmised ja sätted, millest lähtuvalt pidi oma spordivõistlusi teinekord sättima. Hea näide on siia tuua Toomas Leidus, kes 1965. aastal Prantsuse lahtistega võisteldes ilmselt eluturniiridega on teinud mees, jõudis 16 parema hulka, kes teab, kuhu oleks välja roninud kõrgemal ilmselt veel, aga vastu tuli Lõuna-Aafrika Vabariigi tennisist Mr. Drysdale ja kuna Lõuna-Aafrika Vabariik oli tollal paariariik, siis sellisel eeskujulikul spordimaal nagu Nõukogude Liit ei sobinud ometi isegi spordiplatsil mitte vaenuliku elemendiga kohtuda ja Toomas Leidus pidi turniiri pooleli jätma, võistlusest loobuma. Ilmselt avaliku vabandusena või ettekäändena toodi vigastus, aga küllap asjaomased teadsid, mis seal taga oli ja Ernest Liidus juba räägiti ka tõelistest ja poliitilistest põhjustest, miks see mäng pidamata jäi. Aga ilmselt veel paremaid näiteid leiab aastakümneid hilisemast ajast Eestit väga lähedalt puutunud Moskva olümpiamängud. Jah, et siin on mu vanemal kolleegil jälle õigus. Ma tänan selle pika värvika eelmise näite juurest. Aga tõesti 80. aastal juhtus ja 84 selle jätkuna üks suur boikottide laine olümpiamängudel, kus mina tõmbaksin võib-olla ühe paralleeliga tänasesse päeva või sellise oleksi küsimuse peale. Nimelt siis 70. lõpus Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu suhted
olid halvad, aga siis need jälle keesid üles. Nõukogude Liit läks Afganistani korda looma, mille Ameerika Ühendriigid niigi halbade suhete pealt siis said tuua ühe ettekäändena ja koos oma liitlastega boikoteerisid 1980. aasta suve olümpiamänge, kuna agressiivne riik ei tohiks olümpiamänge korraldada. No Eestit see muudutas selles osas veel eriti teravalt, kuna Moskva olümpiamängud purjeregatt toimus Tallinnas. Eestlased, kes tegelikult võib-olla selleks hetkeks korraldasid ühe paremini korraldatud olümpiaregati üldse, siis kahjuks see mõjus meile selles suhtes halvasti, et siia jäeti kohale tulemata päris paljudel võistkondadel või mõned võistkonnad, kes siia kohale tulid, tahtes toetust avaldada Eesti nii-öelda iseseisvustaotlustele, osalesid siin Rahvusvahelise Olümpiakomitee lipu all, mitte siis oma riigi lipu all. Aga võib-olla mõttekäik, mille ma tahtsin siia tuua, mida te võite ise edasi arendada, head kolleegid, on see, et kui 84 toimus vastupidi, et olümpiamängud toimusid Ameerika Ühendriikides ja Nõukogude Liit koos oma liitlastega leidis, et on ebaturvaline oma sportlased sinna saata, kuna seal on kõrgem kuritegevus või ka neid tahetakse seal nii-öelda panna meelt muutma ja nad äkki ei tulegi tagasi, siis olümpiamängud, kus osa riike võistleb ja osa riike ei võistle, see ühest küljest annab kellegile võimaluse võib-olla kergemas konkurentsis medali võita ja samas paljud sportlased ei saa võistelda, et võib-olla tänases päevas, kui ikkagi Tokyo olümpiamängud oleks see suvi toimunud, oleks juhtunud sama, mis Moskva mängude ajal, et osadel riikidel oleks sinna võimalus minna olla, aga teistel ei ole, kelle riigis ei ole veel seda viirust maha surutud ja kes ei piisavalt garantiid oma sportlastele. Väga põnev mõttekäik tõepoolest, sest et juba, kui ma eile käisin vaatamas Wikipeedias olümpiaboikottide lehekülge, siis juba oli sinna jõudnud tekkida nimekiri riikidest, kes boikoteerivad Tokyo olümpiamänge. Need olid esialgu küll Kanada ja Austraalia, kes olid vist jõudnud enne seda, kui Tokyo mängud edasi lükati, kes olid jõudnud teatada, et nende sportlased siis nende samadel meditsiinilistel põhjustel olümpiamängudel seekord ei lähe, nii et tõepoolest selline boikott oli õhus või õigemini ilmselt ta nüüd ajalukku ja ka jääb, sest et mis Wikipeedias kirjas, see Wikipeediasse tavaliselt jääb. nii et 2 riiki on nüüd ja see on ka hea mälumängu küsimus kõikidele meie kuulajatele mälumängu küsimuste huvilistele, et hakata küsima neid 2 riiki, kes siis jõudsid Tokyot 2020 boikoteerima hakata. Aga veel kõige lõppu, ma arvan, et meil on see saade veninud juba päris pikaks ja teemasid on palju ja huvitavaid, aga ikkagi, Kaarel, palun võta veel korra kokku see Tallinn 80. Minu tagasihoidlike teadmiste kohaselt on selle Tallinna purjeregati suhtes nagu selline kahetine nägemus siin ka kodu-Eestis ja tegelikult ka väliseestlaste hulgas, kes olid võib-olla kõige sellised raevukamad võitlejad selle nimel, et seda regatti Tallinnas ei peetakse. Et ühtepidi nagu Tallinn 80 on selline suur nostalgiline ja positiivne mälestus meie jaoks seotud päris tugevate muutustega Tallinna linnas, aga teisepidi siis tõesti on see selline ebameeldiv hetk, kus olümpiamängud jõudsid okupeeritud territooriumile ja see suhtumine oli selline tõeliselt negatiivne. Kuidas sa seda vastuolu või olukorda ise näed? No ta ongi ja tegelikult siin tuleb neid osapooli võib-olla veel juurde, et tegelikult eestlased mulle tundub, et tegid ühte asja, mida iseenesest isegi Rahvusvaheline Olümpiakomitee pani võib-olla Eesti korraldajatele pahaks, et korraldati nagu eraldi seisvat olümpiaregatti mingis mõttes, ja sellepärast ta võib-olla mõjubki väga positiivselt või nostalgiliselt paljude eestlaste jaoks, kuna need Tallinna regatt oli võib-olla natukene eemal sellest Moskva suve olümpiamängudest, et siinne see olümpiakompleks, siinne melu, oma sümbolid, lausa oma
maskott Vigri ja nii edasi ja need suured muudatused, mis seoti kõik Tallinna olümpiaregatiga, et see nagu näitas, et siin oli oma olümpiamäng suurte olümpiamängude sees. Küll aga jah, et koos selle ülejäänud boikotilainega siis ka paljud Eestit toetavad siis välis-Eesti ringkonnad siis tõstsid esile selle, et kuidas ikkagi saab okupeeritud pinnal olümpiamänge pidada ja teine asi, toodi välja kõik, et paljud inimõigused ei kehti praegu Nõukogude Liidus aga samas on ka väliseestlased ise seda rõhutanud, et tegelikult oli võimalus läbi olümpiaregati uuesti tõmmata välismaailma tähelepanu sellele, mis toimub siis okupeeritud Eestis. Selle üle võiks pikalt arutada. Tegemist on keerulise teemaga, aga kui mõni tähelepanelikum kuulaja nüüd küsib, et kui teil oli teemaks katkestus, siis kuidas Tallinn 80 oli katkestus spordis, siis paljude riikide sportlastele, purjetajatele see ikkagi oli katkestus, sest väga paljud jätsid tulemata, kui me vaatame kas või aasta varem toimunud esindusliku Balti regatti, nii-öelda eelolümpiat Tallinna lahel, mis peeti, siis seal oli osavõtjad ikkagi tuntavalt rohkem ja see võistlus ilmselt oli tundavalt kõrgetasemelisem kui aasta hiljem peetud olümpiapurjeregatt, nii et teatavas mõttes katkestus see siiski oli. Aga vaadates nüüd stuudio seinal olevat kella, siis näeme, et meie saateaeg on täis. Stuudio minu puhul siis täna on minu kodu. Mul tõepoolest on seinal kell ja seda vaadates ma näen, et me oleme juba lobisenud siin üle poole tunni ja esimese podcasti või taskuhäälingu mõttes on seda päris palju. Teemasid on samuti palju ja eetris oleme uuesti juba nädala pärast ja kui mu lahked vestluskaaslased on nüüd nõus, siis ilmselt kohtume nii peavarahoidja Kaarel Antonsi kui kuraator Rait Männikuga ka järgnevates podcastides kindlasti veel, aga tuleb meile ka uusi põnevaid külalisi kindlasti, nii et suur tänu kõigile. Aitäh ka minu poolt. Aitäh ka minu poolt ja meeldivat päeva jätku.